Mõtlesin, et kumba ma kasutan, aga kuna Alve joogast on kõik juba ära tulnud, et siis lähevad slaidid. Kes veel ei tea, mina olen Martti Tellas. Peamiselt näha selle logo järgi, on ju. Mulle meeldib pubis käia ja seltskonnas juttu ajada ja rasvased toidud on ka head. Asi sai alguse sellest, et 2015 aastal käisin siis esimesel investeerimisfestivalil ja hakkas väga meeldima. Ühe jätsin küll vahele, aga pärast seda olen pidevalt kohal olnud. Ja 2018 teavitati, et investeerimisklubi ei tee enam regulaarseid üritusi igal teisel esmaspäeval. Mõtlesime koos Joonataniga, et nii see olla ei saa, et see ei ole hea mõte, et me paneme ise edasi. Mingit suurt korraldust ei tee, aga kutsume inimesed pubisse, vaata, mis saab. No esimene kord olime kahekesi. Üks kord on veel kahekesi olnud, aga muidu on hästi läinud. Nii et võtsime asja ja jätsime nii-öelda jooksma. Tänaseks oleme siis koos käinud 6 aastat, sest see oli 2018 festival, millest me alustasime. Kahjuks selle pubiüritusega on muidugi see asi, et me kaotasime kontrolli ja et andsime selle väljamõeldud tegelasele nimega Investor Joomas. Et me ise nagu enam midagi kontrollida ei saa seal. Ja Investor Joomas lisaks sellele, et ta koguneb, siis ta pakub võimalust ka omandada selliseid särke, et oma meelsust nii-öelda väljendada. Ja selle mõte on see, et siis tulust saame hea tegevust teha, et natukenegi aidata investoritena. Mina ise olen investeerimise portfelli osas peamiselt kinnisvarainvestor. Eestisel omaselt ikkagi tahaks nagu ise oma higi ja vere ja pisaratega vaeva näha, et saaks nagu midagi teenida. Et ma ei ole selle usuni veel jõudnud, et raha võiks kuidagi kergemalt tulla, et peab olema mingi raskus sees. Ja alustus oli muidugi, selleks kinnisvara osta oli vaja mingit kapitali, et siis kõige esimene oli ühisrahastus ja natuke on idudega ka raha kaotanud, aga täna on põhiliselt kinnisvara ja aktsiaid, hästi natukene võlakirju. Ostan siis investeerimiseks sobivaid kortereid, need on sellised kleepkoja põrandaga ja silm läheb märjaks, aga mitte imetlusest on ju. Ja siis väga mõnus on kipsitahvleid kitsast trepikojast üles tassida, et see on ka tõeline nauding, et teed ära, siis tunned, et oled midagi saavutanud. Et rahavoogu sealt sellest kohe ei tule, aga vähemalt midagi oled ära teinud. Paluti siis rääkida festivali õppetundidest, et 9 korda kohal käinud peaks nagu midagi teadma. Ühte asja tean. Valige vegan toit, sest muidu teil on selline järjekord ja vähem aega mestimiseks ja ettekannete kuulamiseks. Aga kui ma juba siin olen, siis ma räägin natuke investeerimisest ka. Investeerimine on tegelikult nagu maraton ja kõige olulisem on järjepidevus. Te peate uute rahapakkidega jooksma oma portfelli suunas igakuiselt. Ei ole mõtet mõelda, et ma nüüd 1 kuu investeerin ja siis jälle läheb kõik reisimise peale ja tegelikult uut autot on ka vaja ja ma ei tea, äkki peaks ilmagi nurge peale isegi mõtlema. Et see on elustiil, see peab olema regulaarne, püsivust on vaja. Oluline on ka jälgida portfelli, milline on tootlus, mis meil seal on, kas investeerimisteisid veel peavad või mitte. Kui investeerimisteisid nii-öelda enam ei pea, vaatate, et see positsioon on muutunud nii-öelda ebaahvatlevaks, peaks ta maha müüma, aga seda veel vaja märgata, ehk siis tasub koostada ülevaadet. Ja mis numbrilisse poolde puutub veel, siis meie seas on väga mitmeid investoreid, kes igakuiselt ilusti kontrollivad oma portfelli seisu, teevad sellest ülevaate, mõned avalikult. Ja need investorid, kes seda avalikult teevad, nende portfell ja portfelli tootlus on kahjuks mõlemad suuremad kui minu omad. Nii et tasub teha. Mul endal on selle kohta näide, et ühel festivali küsiti palju eelmise aasta tootlus oli. Ma ei teadnud, ma olen numbrid kokku pandud, aga ei ole hea mõte. Oluline reegel, ära kaota raha, sest et kui me investeerime, me tahame, et raha tuleks juurde, mitte et seda jääks vähemaks. Kaotatud raha on väga raske tagasi teenida. Kui portfelli positsiooni väärtus langeb 50%, siis on vaja see tuubeldada, et saada tagasi nulli. Kui me tahaks algpositsiooni kahekordistades, peaks sellest hetkest positsioon 4-kordistuma. Et selliseid suuri tõuse ei tule väga ette, nii et kaotusi on mõttekas vältida. Tihtipeale on levinud selline mõtteviis, et kui kaotus on juba piisavalt suur, siis pole vahet, et 60-70%. Tegelikult, kui mõelda olemasoleva vara peale, siis 80% miinus, kui sealt läheb kaotus 90% peale, olete veel poole rahast ära kaotanud ja see on päris suur asi. Selleks, et vähem kaotada, on mõttekas oma riske hallata ja valida sobiv riskihaldusmudel.
Investoritel on erinevaid lähenemisi, aga ma soovitaksin siinkohal leida seltskonnast mõni kvantitatiivne kaupleja, sest et nendel on päris head mudelid. Kasutavad 3–5 näitajat, üsna lihtsad mudelid, mis reaalselt maailmas on ennast tõestanud. Ise võib proovida mingit väga head mudelit luua, aga ükski mudel ei tööta igas olukorras perfektselt. Tulevad üllatavad sündmused nagu koroonakriis või midagi muud sellist, siis seda ei ole võimalik nagu ette näha. Ja kui väga keeruka mudeliga valmis saate, mis tundub, et see nüüd töötaks nagu perfektselt, siis ta raudselt vaatab nii paljusid parameetreid, et ei suuda seda lihtsalt kasutada, et see ei teki head harjumust. Üks lihtne asi, mida ma ise olen kasutanud, on stop order. Tõusva trendi positsioonis on väga mõnus. Niikuinii on mõnus vaadata, kui portfellis varad pigem kasvavad, pidevalt vaadata, et rohelised numbrid ja oi, rikkus tuleb. Aga veel parem on seda teha siis, kui on mingisugune turvavöö peal, et teab, et väga kaugele kukkuda ei saa, et ööuni on rahulik, on mõnus olla. Mida ei soovita teha, on stop orderit kasutada kukkuvate nugade puhul või siis langeva positsiooni. 2022 aasta oktoobris oli mina ka Meta aktsionär, nagu siin hommikul juba soovitati. See oli väga hea mõte, sain põhjale üsna hästi pihta, et 100 eurost ostsin. Mõtlesin, et väike positsioon ja väga spekulatiivset riski palju võtta ei taha, et panen stopiga peale, et kui ikka jõhkralt kukub, et siis pigem nagu kinni. No kukkus nii palju, et oleks stopp olnud paar protsenti allpool, siis ma ei oleks välja kukkunud. Nii et 5-kordne tõus jäi saamata ja ainuke lohutus on see, et ma pluss 100 pealt oleks nii osa maha müünud. Likviidsus. Vabadust, vabu vahendeid on vaja. Tihtipeale tulevad head võimalused meie juurde. Näiteks keegi tahab korteri flipi jaoks 15% intressiga hüpoteeklaenu võtta või tuleb keegi rääkima, et Nvidia aktsia võiks maksta rohkem kui $300. Et tahaks kohe rongi peale hüpata, sest ma mõtlen enne splitti nagu 300, et täna natuke rohkem on ju. Ja siis, kui raha ei ole, siis saad kas väga väikse positsiooni või ei osale selles. Ja häid võimalusi on mõttekas kasutada. Veel hullem on asi kinnisvaras, kui on ootamatu rahavajadus. Teete üürikorteril remonti ja siis selgub, et eelarvest, oletame, et keegi teeb eelarve, et siis eelarvest lähete nagu üle, raha ei ole. Et mis siis teeme, et meil on laminaat panna, tapeet seina, võiks korteri nagu juba välja üürida, aga ei ole raha nende asjade jaoks või köögimööbli jaoks või mida iganes. Ja siis hakkame õhtul Bolti sõitma või. Et meil on korter, mis võiks raha teenida, aga meil ei ole võimalust seda lõpuni viia. Et selliseid olukordi ei ole mõtet endale tekitada. Sain sellest väga hästi aru COVID ajal, kui oli mitmeid häid võimalusi, et tasub seda likviidsust hinnata, võib ka hoida suuremat laenujääki, kui sul vaja on, just selleks, et sul oleks likviidseid vahendeid. Tundus, et okei, lõpuks ma olen nagu aru saanud, ma olen selle barjääri ületanud, et ma maksan küll mingit intressi, aga mul on võimalik kasutada raha väga heade võimaluste jaoks. Siis hakkas Euribor tõusma. Ei ole mugav tunne, kui sul on suurem laenujääk 7% intressiga, aga osa raha on kuskil hoiusel 3%. Lohutan ennast sellega, et mida kõrgem on raha hind, seda rohkem hindab maailm ka likviidsust sel hetkel. Algajate viga, ebareaalsed ootused. Elutehingut on kohe vaja. Me kõik teame, et on mingid inimesed, kes tahavad nagu väga palju alguses, sest kõik on siiamaani valesti läinud. Eelmine kuu sai lõpuks kiirlaenu võlg makstud, nüüd on 30 eurot kontol, tahaks kohe rikkaks saada, sest see on elu muutev kogemus. Nüüd või mitte kunagi. Ostaks hea meelega aktsiat, mis tõuseb vähemalt 5 korda aastas või mingisuguse korteri, millega on nii, et uus tapeet ja head pildid ja 2-kordse hinnaga saab raudselt maha müüa. No ja siis reaalsus on see, et kui meil oleks hästi hajutatud portfell, siis see 5-kordne kasv ühe aktsia puhul kogu portfelli mahus väga suurt mõju ei oma. Ja mis puutub sellesse väikealeviku korterisse kuskil ääremaal, siis see diil saab ikka vähemalt 3 erineval moel valesti minna. Teine asi, mis tehakse, mida ma ise väga tunnen, ma süüdi on hetkepositsiooni ankurdumine. Et sama natukene haakub selle likviidsusega, et kui saad teada, et nüüd võiks Nvidiat osta, samas sul on Microsoft näiteks portfellis, mis on väga hästi kasvanud, kasvab edasi. Et kuidas sa müüd ära mingisuguse positsiooni, et osta teist, et kumb nüüd parem on, mõlemad on head ja tees justkui peab, et see ei ole ka selline mugav positsioon. Et siis tuleb hästi kainelt lihtsalt asjad läbi vaadata. Oluline on see, et kõik investori varad peaks olema alati müügiks, kui on piisavalt hea pahvlaku minna. Raskused ettevõtted, ma ei hakka ühtegi nime igaks üks välja tooma, aga põhimõtteliselt siis mõte selles, et
ingliskeelne väljend turnaround, ettevõtted, mis kauplevad näiteks price to book 0,3, 0,5, see on suur võlakoormus, mingid ajutised raskused, aga me näeme, et tegelikult võiks seal nagu potentsiaali olla. Ilmselgelt saab sealt väga häid tootlusi. Me teame kõik kedagi, kes on teeninud seal 3 korda, 4 korda, 5 korda, aga väga palju ei räägita sellest, et mõni hobune ei jõuagi üldse finišisirgele. Ja siis tasub mõelda, et kas see on see, mida me tahame võtta, see risk. Teine asi kinnisvarainvestori vaatekohast, et kui oled väike investor ja sul ei ole väga head hajutatust, tahad võtta uue objekti, ilmselgelt meie investeerimishorisont kõigis muudes varades ei ole lõputu ja piiramatu ja kasvav. Et pigem on nagu see, et tahaks aeg-ajalt seda raha kasutada. Kas me tahame võtta positsiooni, mis vähemalt mingil hetkel on tugevalt miinuses, sest me oleme ostnud kukkuva noa mingi aja anda niikuinii miinuses. Ja kui sel hetkel on vaja raha muu paigutuse jaoks, siis tuleb müüa kahjumiga. Selle illustreerimiseks sobib ka mõelda nagu tootluskõvera peale, et kui meil oleks valida näiteks 2 aktsiat, me teame, et meil on millalgi aasta jooksul vaja raha, meil on 2 aktsiat valida. Üks 2-kordistub aasta jooksul, 11 kuud on miinuses, teine kasvab iga kuu umbes 3%. Kumb on meie jaoks tegelikult kasulikum? Parem on osta tugevust, mitte nõrkust. Sellega seonduvalt järgmine õppetund. Tasub hoida võitjaid ja müüa kaotajad. Hästi lihtne lause. Me kõik teame, oleme kuulnud seda, midagi nagu ei olekski lisada. Aga inimloomuses on käituda täpselt vastupidi. Me tahaks nagu hullult loota, et see miinus, äkki see taastub, sest tegelikult ei tahaks tunnistada, et me oleme eksinud. Ja samas, kui on mingi võit, siis tahaks selle kindlalt kivisse raiuda, et nüüd on olemas, nüüd on hästi, muidu võib midagi juhtuda veel. Tuleb lasta rahal kasvada. Portfell koosneb positsioonidest ja kui positsioonid kasvavad, kasvab ka portfell. Sissetulekute suurendamine, ilma selleta ei saa, me võime säästa ükskõik kui palju tahame, sest et kui me koorime ühelt kartulilt hästi õhukese koore, siis me ikka ei saa 2 kartulit. No ei ole võimalik lihtsalt. Panen mugula mulda, tuleb võib-olla rohkem, kui ära ei varastada. Et säästumääraga võime hulluks minna. Lõpuks on see, et ma ei tea, nõilume sokke või mida iganes, aga see ei vii nagu kuskile, et üle 100% ei saa keegi säästa. Nii et parem on kasvatada sissetulekuid. Selleks on variante mitmeid. Võib võtta lisatöö, võib võtta 5 tükki nagu Mihkel Kukk, või siis teha oma äri, või mille jaoks on vaja muidugi väga palju pühendumust ja täielikku pühendumust ja väga palju riskijulgust. Veel üks variant, mida siin mitmed edukad investorid on kasutanud, on tööandja optsioonid. Mul ei ole endal õnnestunud sinna rongi peale minna, aga soovitatakse nii, et tasub uurida võimalusi, et see ei ole väga populaarne Eestis veel, aga võib olla hea idee. Ja siis hokikepi kõvera müüt, me keegi ei taha nagu raha juurde küsida, hästi ebamugava minna oma tööandja juurde, et kuule, anna rohkem. Mõtleme, et ei ole hullu, ma investeerin kauem, ma jõuan nagu ikkagi kaugele ja see kasvukõver kogu aeg paraneb. Et tegelikult matemaatiliselt ei parane, et see on natuke optiline illusioon. Kui 20 aastat investeerida ja portfell on jõudnud miljonini, siis sellelt 10% on täpselt sama palju, kui see sõbra iduettevõtte investeeritult 10%, kus ta nagu eile selle raha kätte sai. Et seal on mingit vahet. Ja kui me investeerime, siis peame meelde jätma, et meil on 2 asja, mida me garanteerime selle tegevusega. Me ei jää vaeseks ja me ei saa rikkaks, sest tõeline rikkus tuleb ikkagi ettevõtlusest. Investeeri sellesse, mida sa mõistad. Keegi soovitab sära silmi ja sorava jutuga, et siin on väga hea võimalus, saate täpselt selle, mis te terve elu otsinud olete, siis tuleb ise analüüs teha, sellepärast, et kõik see, mida me teeme, selles me vastutame ainult ise ja soovitajad haihtuvad. Tasub usaldada oma sisetunnet. Sisetunnet on selline instrument, mis on meil olemas kõigis, terve elu on arenenud, meil on olnud kogemusi, me oleme valinud sõpru, äripartnereid, jälgime inimesi, et kes on usaldusväärne, et krediidireiting võib näidata üht, aga võib-olla teada, et inimesel tegelikult on midagi on teistmoodi. Börsiettevõtteid juhivad ka inimesed ja laenu anname ka igal juhul inimestele, ükskõik milline juriidiline kehas on. Mida rohkem me teeme neid otsuseid, seda rohkem on kogemusi, millest omakorda õppida. Mul on selle kohta üks hea näide. Peaaegu 20 aastat tagasi juba tänaseks investeerisin Tallinkisse. Ma sain aru, et korralikult sain vastu püks, et ei olnud hea tunne. Nüüd pakuti võimalust Infortari IPO-l osaleda. Mõtlesin, et kas sisetunne ütleb, et suht samalaadne võimalus, äkki ei teeks seda. Ma võin uhkusega öelda, et ma ei teinud, nii et ma ei ole kellegi arvelt alusetult rikastunud. Ole investeeritud. Isegi Eesti Pank ei varja, et on olemas inflatsioon.
Ehk siis täna on euro vähem väärt, kui ta on homme. Ja lihtsalt varades on parem olla. Hea näide sellest on pikalt omatud kinnisvara. Kas siin, ma ei tea, on siin keegi, kes 15 aastat tagasi ostis kinnisvara ja kahetseb praegu? No ma ei mõtle seda, et te nagu liiga vähe ostsite, vaid nagu päriselt, on ju. Keegi kahetse. Liiga vähe, jah, just. Ja eriti magusalt asi, kui laenuraha kasutada, et täna ostame kinnisvara, paneme hinna lukku, aga maksame homsete eurodega, et meil vahepeal palk ja dividend ja kõik on ka nagu homses määras juba nagu numbrilises määras nii-öelda laekub, et ikka väga mõnus tunne. Ühesõnaga, olge varades, mitte liigselt rahas. Teekaaslased, me oleme siin suure seltskonna koos, sellepärast, et me mõtleme koos, arutame ükskõik kas pubilauas või koolitusel või siin lava taga, lava ees. Kui me teeme koos analüüsi teineteise ideedele, siis me üritame neid heas mõttes purustada. Inimloomus, me oleme hästi kriitilised. Ja tänu sellele me näeme mingisuguseid aspekte, mida me muidu ise ei näeks. Ehk siis me teeme vähem vigu, sest me katsetame rohkem stsenaariumeid läbi. Saame ka häid nõuandeid, filmi, raamatusoovitusi, kuidas oma strateegiat muuta, mingid koolitused. Ikka tasub kuulata neid, kellel hästi läheb ja kes ka tegelevad sama asjaga. Muidugi on mõnus võrrelda ja saada inspiratsiooni, et mis mõttes, et kellelgi on nagu 5 töökohta saab hakkama või kellelgi on 18 korterit või kellelgi on 37 senti puudu miljonist. Hea on võrrelda, et milline oli kasv ja see inspireerib. Ja kõige parem, kui halvasti läheb, siis kellelgi läheb kindlasti veel halvemini. Et siis on väga hea nagu siuke eestlaslik kadedus ja siuke nagu ärapanemise rõõm. Mind aitasid selle ettekande koostamisel 2015. aasta festivalil osalejad. Küsimus on selles, et kuidas neil siis läinud on. Ma ei tea, kui palju keegi on raha ise juurde pannud, ma ei tea, kui suur on olnud tootluse osakaal ja ma ei tea, kui suur oli kellegi portfell. Aga see graafik on päris roheline, nii et võib öelda, et me tähistame siin täna kollektiivset edulugu. Aitäh teile selle eest. Aitäh, Martti. Väga inspireeriv ja äge ettekanne. Mitu korda siis sinu tootlus tõusnud on, kui... Ma õnneks ei ole arvutanud. Kõigil teistel lasid arvutada, ise ei arvutanud. Kuidas see sul õnnestus? Väga lihtne, sa teed Google'is selle vormi valmis ja saadad laiali lihtsalt. Ja tipid. Aga mis on olnud sinu kõige parem tutvus või kes on olnud, ma ei tea, kuidas õigesti küsida, mille sa selle 10 aasta jooksul olnud oled? Ma ei tea, nii raske on valida. Nestor Toomas võib-olla või see, et me Joonatani kuldselt pubisse saatusime või ma ei tea, väga raske on. Ma ei oska kohe ühte inimest välja tuua. Aga vaatame, küsime saalist. Nii väga palju, nii käed juba tõusid. Võtame siit samast kõige eest reast. Jaano küsis küsimuse ära tootluse kohta, mina küsin igakuise säästumäära kohta, et kuidas sellega on? -500 on praegu umbes. Et ma investeerin päris aktiivselt. Aga kuna see on kuludena läheb nagu arvesse, et siis neid ehitus- ja materjaliarved, et siis -500. Võtame veel saalist küsimusi. Siin ees. Kui suurt stop-lossi te kasutate ja kui suurt osa portfellist rahas hoiate ehk umbes protsentuaalselt? No hetkel mul on rahadega nagu natukene justkui kehvasti, aga kuna ma teen suuri väljaminekuid kinnisvaraportfelli, siis mingisugune, ütleme, 8-9% on kuskil hoiustel. Stop-loss, no tegelikult peaks vaatama ikkagi aktsia volatiilsust ja riski kogu portfelli vastu, et see on natukene põhjalikum asi, aga jah, lihtsalt mingi 10-15% paika panna võib-olla ei ole hea mõte. Kas praegu on hea aeg kinnisvarasse investeerida? Aina parem minu meelest. Ma olen kuulnud, et piisavalt saab nagu vaatamas käia, et ma olen alati olnud see inimene, kes esimesel õhtul ei tee seda kirja valmis, et ma ostan ära ja pigem läheb hommikul 8:30. Et siis täna on võimalik niimoodi osta. Kas kellelgi on veel saalist küsimusi? Tundub nii, et ei ole, seega suur aplaus Martti Tellas. Aitäh sulle! Nii. Hästi, aitäh!